Head alanud uut hooaega ka siit vorruumist kõikidele videokohtunike rubriigi huvilistele. Talvepausil oleme analüüsinud ja võrrelnud väga paljusid statistilisi näitajaid ning rõõm on tõdeda, et videokohtunikud on teinud 2 aastaga selge arengu. On läinud paremaks otsuste täpsus ning ka tegutsemise kiirus. Tänasest hoiame teid kursis, kuidas läheb tegutsemine meie 3. videokohtunike toega toimuval Premium-liiga hooajal. Nüüd siis tagasivaade avavoorule, mis sarnaselt eelmise aasta esimesele voorule toimus ka nüüd haruldaselt heades tingimustes. Kui eelmise aastaga võrreldes oli avavoor pisut sündmustevaesem, siis jagus kontrolle nii penaltite, punaste kui värava saavutamiste olukordadesse. Alustamegi olukorraga Pärnust, kus teemaks, kas pall ületas väravajoone või mitte. Pärnu Vapruse ja Nõmme Kalju kohtumise 34. minutil oli Kaljul kasutada nurgalöök, mis saadeti tagumise posti suunas. Kalju poolkaitsja Rommi Siht sai esmalt löögile peaga ja seejärel jalaga. Mõlemal juhul suutis Vapruse väravavaht Ott Nõmm tõrjuda, ent kohtunike hinnangul ületas pall teise löögi järel siiski väravajoone. VAR pidi nüüd kindlaks tegema, kas värava lugemine on õige otsus. Nurgalöögi järgne pingpong värava all, kus Vapruse väravaht tõrjub esimese pealelöögi kätega ning siis teise maaslamades jalaga. Jalaga tõrjest võrkub pall esmalt maha ja siis üles liikudes vastu posti ja sealt alla langedes lööb viimaks väravat palli kätega väravast eemale. Väljaku kohtunikul on enda nurgalt võimatu momendile hinnangut anda ning sarnastes olukordades asub vastutus just abikohtunikul, kellel on parim vaade pikki otsajoont. Abikohtunike otsuseks on värav ning lisatäpsustusega, et värav saavutati peale teist pealelööki, kus pall ületas joone värava ülemises osas. Vaadates kordust on videokohtunikul vähe teha, kuna puudub selge tõestus, kas pall siis ületas joont või mitte. On ainult aimdus, mis toetab väljakul langetatud otsust. Ka ametlik hinnang baseerub samadel kaadritel ning ühtib väljakul langetatud otsusega ehk värava saavutamine on korrektne. Järgnevaks 11. minuti olukord Flora Transmängust ning õhus on küsimus, kas võis toimuda punast kaarti nõudev tõsine viga. FC Flora ja Narva Transi kohtumise 11. minutil mängis Trans teenitud nurgalöögi lahti ja pall jõudis karistusala lähistel poolkaitsjale Jegor Žuravljovile. Flora kaitsja Sander Tostik astus võitluses Žuravljovi jalale ja kuigi esialgu proovis kohtunik anda edu, lastes mängul jätkuda, kõlas mõni sekund hiljem siiski veamärgiks vile. VARil tuli nüüd üle vaadata, kas tegu võis olla punast kaarti väärt rikkumisega. Trans mängib nurgalöögi madalalt karistusala ette, kust üritatakse seda ühe puutega värava alla suunata. Tegevust tuleb omakorda segama Flora mängija, kes olukorda hilineb ning vastas mängijale jalalabale astub. Kuna pall liigub värava alla ning jääb Transi valdusesse, siis viivitab kohtunik vilega, kuid kuna edu olukorrast ei sünni, toob ta olukorra tagasi ja määrab karistuslöögi. Olukorda vorruumis kontrollides tuvastab videokohtunikul kannatanud mängija hüppeliigese tugeva väändumise, kuid kuna tegemist on siiski jalalabale astumisega, kus puuduvad raskendavad asjaolud rikkuja olukorda tulekul, nagu selge hüpe või selge ülemäärase jõu kasutamine, siis jätab videokohtunik olukorda sekkumata. Kindlasti on otsus mitte sekkuda korrektne ja seda just eelnevalt mainitud asjaoludel ning oodatud otsus olukorras ongi kollane kaart, kuid sama olnuks ootus videokohtunikule ka siis, kui kohtunik näidanuks Flora mängijale punast kaarti ning põhjuseks on just olukorra halb tulemus, mis tekkis vea mitte ausa palli mängimise tagajärjel. Järgnevaks olukord samalt staadionilt, kuid mänguks Kalev Tammeka 23. minut ning penalti võimalus. Tallinna Kalevi ja Tartu Tammeka kohtumise 23. minutil sööstsid karistusalas palli suunas Kalevi ründaja Romet Nigula ja Tammeka kaitsja Mairo Miil. Kontakti järel Nigula kukkus, Kalevi Leer asus nõudma ja videokohtunik kontrollima võimalikku penaltit. Kalevi kiire vasturünnak vasakult äärelt ning sööt värava alla, kus teine ründaja saabuvat palli värava suunas lööma asub. Samal ajal teeb ka kaitsepalli suunas jalaga löögi liigutuse, mis aga palli asemel ründajat tabab. Väljaku kohtunik, võimalik et pisut ka vaatevälja segamise tõttu,
olukorras rikkumist ei näe ning laseb mängul jätkuda. Videokohtunik alustab oodatud olukorra kontrolli, vaadates momenti mitmeid kordi ning erinevatel kiirustel. Lõpuks jätab ta jõusse väljakul tehtud otsuse ning põhjuseks, et tegemist on pealelöögijärgse olukorraga, kus järgnev kontakt ei ületa hoolimatu vea ehk kollase kaardi künnist. Ametliku hinnanguna tuleb aga lugeda tõlgendus vääraks. Et tegemist oleks pealelöögijärgse olukorraga, peaks pealelöögi ja selle järgneva kontakti vahe olema ajaliselt oluliselt pikem ja selgem. Antud juhul on tegevus selgelt samaaegne ning videokohtunik pidanuks kutsuma kohtuniku penalti määramiseks olukorda üle vaatama. Kindlasti jäävad esimest vooru veel meenutama 2 väravat, mis saavutati peale lisaminutite täitumist. Tuletame meelde, et mängule või poolajale lisatud minutid on vähim aeg, mis tuleb ära mängida. Kui lisatud ajast varem ei tohiks kohtunikud mängu lõpetada, siis sõltuvalt väljakul toimuvast võib seda aega alati pikendada. Nii Flora Trans kui Kuressaare Paide mängus oli lisaminutitel mitmeid seisakuid ning kohtunike otsus pikendada lisatud aega selgelt õiglane ning seega olid saavutatud väravad igati määrustepärased.